Ma võtan selle. Täna kaotad ainult oma õnnekaardi. Kas hoiatus sellise multifilmi alguses aitaks ära hoida vägivalda? Just selle üle vaidlesid tuliselt täna üritusele 101 last Toompeale kogunenud noored. Ma usun, et tegelikult paljud vanemad lihtsalt ei teadvusta endale, mida need multifilmid sisaldavad. Ja kahjuks nad lasevad neid oma väikestel lastel vaadata, ilma et nad tegelikult teaks, mis nendes multifilmides on. TV3 tegevjuhi Toomas Vara arvates võib hoiatust ju näidata. Siin on lihtsalt keerulisi küsimusi tekib, et kus jooksevad need piirid, mis siis on vägivaldne, mida laps tohib näha, mida ta ei tohiks näha ja kuidas ja kui palju siis neid nagu ette hirmutada või hoiatada, eks ju. Kuid Vara arvates on ka oht, et hoiatust võetakse hoopis vastupidiselt. Äkki ei hakka see vastupidi hoopis tööle, et kui sa ütled lapsele, et tead, et seal võib juhtuda hirmsaid asju või eriti näiteks veel mõne õhtuse filmi juures, et lapsed, teate, see ei ole alla 14 lubatud, siis pigem võib sellest tekitada sellise promoefekti hoopis, eks ju. Ma ei usu, et see hoiatus oleks reklaam. Multifilme vaatavad ka siuksed lapsed, kes isegi lugeda ei oska, või enamus nemad vaatavadki, et ma ei usu, et see hoiatus neile oleks nagu siuke, et nüüd ma vaatan. 101 last Toompeale toimus 17. korda ja muuhulgas valiti ka lapsesõbralikum inimene, kelleks sai laps.ee üks eestvedajatest Jaanika Leoste.